tere Tom ja tere Anette. Täna siis räägime natukene Swedbanki lugu. Swedbankis töötab circa 2600 töötajat. Teil on tohutult palju värbamisi. Te otsustasite veelgi laiendada oma sihtgruppi, et jõuda ka erivajadustega inimesteni. Miks te seda oluliseks peate? Hästi nii-öelda lihtne vastus ongi see, et meie jaoks erinevuste kaasamine on väga oluline. Me oleme võtnud selliseks suunaks nii-öelda mitmekesisust edendada, kaasata kõiki inimesi, olla sellised nii-öelda toetavad kõikide inimeste suhtes. Aga mis väärtus see ühele ettevõttele annab, et ta on mitmekesine? Me usume sellesse, et tiimid teevad nii-öelda paremini tööd, kui on mitmekesiseid, nii-öelda, kui need tiimid on mitmekesised, et hästi selline nii-öelda just see üksteisest hoolimine, kaasamine, et need sellised märksõnad, mis on meie jaoks olulised. Mulle tundub, et tööandjatele lisaks nendele toredatele suhetele töötajate vahel tööandjaga on oluline ka rahanumbrid. Ja minu meelest mitmekesisuse väärtus on tegelikult ka see, et sinu kliendid ei ole ühesugused ja kui sinu töötajad on mitmekesised, siis nemad oskavad anda ka seda edasi, mida need teised erilised erivajadustega inimesed ju vajavad. Nad tarbivad neid teenuseid ju täpselt samamoodi, et vastavalt sellele siis saab ka oma teenindust muuta paremaks, oma tooteid suunata rohkem laiemale sihtgrupile. Nii et ta toob ka täiesti mõõdetavat rahalist kasu, on minu uskumus. Kas sa oled nõus sellega? Ma olen nõus, ma ütlen sulle ausalt, et me niiviisi ei mõõda, et kui palju see meile midagi nüüd kaasa toob. Aga jah, tõesti, et tahame olla nii-öelda ka pank ehk siis teenuseid pakkuda nii-öelda kõikidele inimestele, et ükskõik mis siis nii-öelda kas vanusegrupp või mis erisus nii-öelda selline vähemus võib-olla on, aga jah, et pakkuda kõigile ja olla ka ise nii-öelda vastu kliendile nii-öelda erinevad. Mida te olete siis selleks spetsiaalselt ette võtnud? Me oleme teinud erinevaid selliseid nii-öelda kas kampaaniaid, meil on selline tule nagu oled video tehtud, mis just nii-öelda ongi mõeldud selleks, et kutsuda ükskõik, mis sul nii-öelda, kas sul on mingisugune erisus, kas sul on mingisugune nii-öelda taust taga, et tule, ole meiega koos ja lisaks siis ka oleme kindlasti koolitanud, et kui me täna räägimegi siin, Tom on meie juures nii-öelda koolitusel käinud ja see pool, et sellised teemad on meie jaoks olulised nii-öelda laiemalt rääkida. Tom, räägi, millal Töötukassa siis hakkas tegema koostööd Swedbankiga ja millistel teemadel? No tegelikult juba aastal 2017 olid sellised esimesed kohtumised ja siis selline suurem kohtumine oli 2019, kui me rääkisime siis, et kui tulebki tööintervjuule selline nagu mina siuke tudisev vennike, et kuidas siis see värbaja või siis kes intervjuud läbi viib, et kuidas ta ikkagi võiks suhtuda, kuidas ta ei tohiks verest välja lüüa ja kuidas ta ikkagi peaks suhtuma täpselt inimesesse selliselt, nagu ta on. Ja ikkagi mida siis tähele panna, et keskenduda ikkagi inimese oskustele, tugevustele, muidugi ka nendele nõrkustele ja kuidas nendest siis rääkida avalikult ja et kuidas me saaksime inimese tööle, aga ka niimoodi, et see inimese töö ikkagi tooks ettevõttele võimalikult palju kasu. Mida te ette võtsite? Millist tööriista teie pakkusite Swedbankile? Meie pakkusime siis nõustamist, et rääkisime, mis asi on näiteks liikumisest tulenev, puue ja liikumistakistused, vaegkuulmine, kurtus, vaegnägemine, pimedus ja need olid need põhiteemad, et oli meil selline nõustamine.
kas te kaasasite sinna siis ainult värbajaid või olid need mõeldud kõikidele Swedbanki töötajatele? Kui me alustasime sellega, et Swedbankis on umbes 2600 töötajat, siis kahjuks me kõigile seda niiviisi laiemalt ei pakkunud, et pigem me võtsimegi sihtgrupiks nii-öelda värbajad ja siis natuke ka laiemalt, et kui personali töötajad kutsusime kaasa, et aga põhiliselt oli nii-öelda värbaja sihtgrupiks. Ma saan aru, et te tegite siis ka neid mitu korda erinevatel teemadel, olid siis mingisugused teemapäevad? Tegelikult meil nüüd see Töötukassaga oli üks selline pikem päev, et oligi 3 plokki, nagu Tom ütles, aga laiemalt, et enne meil on üks selline mu tore kolleeg Sirle Paberits, kes meie juures nende teemadega nii-öelda tegeleb, et tema on meile varem siis või üldse ta kannab nii-öelda seda erivajadustega nii-öelda teemat, et ta on meile enne teinud koolitusi ja siis nii-öelda spetsiifiliselt tahtsimegi, et kui Töötukassa sellist asja pakub, et siis Sirle räägime laiemalt sellest, et kõik me nii-öelda värbajatena teaksime, et mida, kuidas olla nii-öelda arvestav ja mis küsimusi võib-olla tekib, et just jagada neid kogemusi ja saada nii-öelda ekspertidelt siis ka nõu. Ma usun, et kui sa mõistad selle pealiskihi alla näha tegelikult ja see erinevus sind ei hirmuta, et siis sul ongi ka seda intervjuud ju palju lihtsam läbi viia, eks ju. Et milliseid kohandusi teil on olnud veel vaja teha pangas, kui te olete võtnud nüüd vähenenud töövõimega ja erivajadustega inimesi tööle? See hästi oleneb, see on hästi personaalne, et me alati räägime inimesega otse läbi, et kas kellel siis on liikumispuue, mis iganes nii-öelda, et kas näiteks inimene eelistab rohkem kodus tööd teha, et võib-olla tal on kodus omal nii-öelda olemas need vahendid, et kas meie saame midagi toetada või mitte, et kui ongi liikumispuudega, meil on mitu sellist ratastoolist töötajat näiteks olnud, siis me oleme kohandanud, et kas ta saab uksi paremini lahti, kas need liftid nii-öelda, kus tal see töökoht on, et kas sinna ta saab ilusti nii-öelda kohale, et kas tal on kõik see piisav olemas, aga jah, hästi personaalselt läheneme, et just rääkidagi läbi, et mis inimesel endal oleks vaja. Ma mäletan, et teil oli hea näide selles, kuidas inimene tahtiski kodus töötada ja tegelikult pank on ju tegelikult hästi suletud süsteem. Ja täna teil töötavad, eks ole, enamus inimesi kodus ja kõik pääsevad süsteemile ligi, et see kohandus või süsteemne vajadus, mis sai siis tehtud erivajadusena, ühe inimese erivajadusena, on täna kõikide inimeste igapäev. Muutus suunanäitajaks. Ja, just täpselt. Milliseid kohandusi Töötukassa pakub? Kuidas Töötukassa toetab tööandjat kohanduste puhul? Jaa. Töötukassa tegelikult toetab kõiksugu kohandustega. Nüüd igal tööl on oma töövahend, oma koht ja need peavad olema siis töötajal tagatud niikuinii kõigi jaoks. Kui nüüd on inimene, kellel nendest asjadest jääb väheks, siis siin saab Töötukassa aidata kas siis kohandada töökeskkonda või siis abivahendeid anda siis tööks, kas siis kasutada või siis ka neid olemasolevaid töövahendeid kohandada. Et näiteid on tõesti igasuguseid, see abivahendite maailm on piiritu, et selleks, et inimesed paremini mõistaks, kuhu tänapäeva maailm jõudnud on, siis ütlen, et mina tööarvutis liigutan arvutit silmadega ja nii see maailm liigub. Tom, sa elad tulevikus. Jah, aga see tulevik on täna mul kodus laua peal. Ja varsti ma olen kindel, et arvuti hakkab mu mõtteid lugema, aga see on juba hirmutav. Kindlasti. Kas pangal on tulnud ette ka mingisuguseid keerukusi erivajadustega inimeste puhul?
ma arvan, et pigem mitte, võib-olla me võtame seda mitte keerukus, vaid võib-olla siis on väljakutse, et ei ole selliseid nii-öelda lahendamatuid olukordi, et me räägime avatult ja kas siis ongi tulevik meie laual või mis iganes, et me leiame selle lahenduse selles suhtes, et kas on vaja näiteks tiimiga koos, võib-olla mingi koolitus veel, et kui tulebki kas erivajadusega inimene mingisse tiimi, siis et jah, värbajaid me oleme nii-öelda koolitanud, aga just spetsiaalselt ka sellele tiimile siis võib-olla nii-öelda eraldi veel rääkida need asjad üle, et kas midagi on ja kuidas me saame uut töötajat nii-öelda toetada. Nii et selle teadlikkuse tõstmine on üks väga olulisi tegureid, et selline sulandumine kollektiiviga õnnestuks. Ja nagu ikkagi paljud on välja toonud, et see omavaheline suhtlemine ja see pool. Kas pandeemia olukorras on olnud teil ka midagi, mida te olete pidanud eriliselt tähele panema? Vaimse tervise teemad on meil täna väga olulisel kohal, et me natuke juba enne pandeemiat alustasime sellega nii-öelda laiemalt, et hakkasime omavahel sellest nii-öelda rääkima, et tuua see nii-öelda oluliselt esile, aga nüüd jah, et meil on tööandjana me see aasta tegime ka sellise eraldi tervisekindlustuse, kus on täitsa sellise vaimsete teemade plokk sees, et ma saan minna psühholoogi juurde, kui on vaja. Ja see on ju kõikidele inimestele, et sul ei pea olema mingeid eeltingimusi täidetud, eks ole? Et kõigile võrdselt nii-öelda. Ma arvan, et mis erivajadus on nagu kõigil tööandjatel tekkinud, kes täna online'is ikkagi värbavad, on see, et kuidas suhelda online'is näiteks vaegkuuljaga või näiteks inimesega, kes ei näe, et kui on vaja näidata mingeid slaide, mingid tööülesanded äkki, mis kohe teemaks tulevad, et siis kuidas ikkagi see inimesele selgeks ja kättesaadavaks teha. Et ma arvan, et see on selline tuleviku probleem, mis täna on tegelikult juba olevik, sellepärast et kui me vaatame tööandjaid, siis ma usun, et väga paljud sellised eelintervjuud kolivad ikkagi internetti. Kindlasti. Swedbank on tegelikult ju väga hea näide väga mitmekesise sihtrühma kaasamisest oma töötajaskonda, aga on palju tööandjaid, kes tegelikult tunnevad hirmu selle erisuse või erilisuse eest ja kohe nagu lihtsam mõte on, et ma jätan selle kandidaadi välja, et ma pean hakkama tegelema tema lisa mingisuguste kohandustega. Kuidas sa selle tööandja aitaksid siis järgmisele tasemele selle mõttest, et see ei pruugi olla nii keerukas, kui ta arvab? No enamasti ei olegi, et kui me räägime siin kohandustest ja abivahenditest, siis tihtilugu arvatakse, et nüüd tuleb hakata ümberehitusi tegema. Ma pean maja ümber ehitama. Teinekord tulebki maja ümber ehitada, aga see on juba tööandjal plaanis 10 aastat. Ja siis juba arvestatakse ka erinevate kohandustega, mis sobivad kõigile, eks ole, universaalne disain. Nüüd, mida ma tööandjale soovitan, on see, et küsige, mida tööandja vajab, mis need abivahendid peaksid olema, sellepärast, et inimene ise on kõige suurem spetsialist ja võib juhtuda, et tal ei olegi väga suurt mingit muutust vaja, vaid tal on vaja mingeid lisavidinaid, võib-olla on tal vaja kuskile kaldteed, et inimene ise teab, mis teda sageli aitab. Ja kui ta ei tea, siis ta saab alati küsida abi ja nõu Töötukassast. Ikkagi ma jõuan sinna tagasi, et miks ma siis peaksin tööandjana seda mitmekesisemat töötajaskonda kaasama? Mida sa tooksid siin välja? Mida see siis näitab? Mida see annab ühele tööandjale tagasi? Meie jaoks see võib-olla ongi selline hoolimine ja arvestamine, et need võib-olla märksõnad siin, et mis iganes erivajadus sul on, et me saame nii-öelda pakkuda seda, mis iganes töövahendid siis vaja on vastu, et just see, et sa saaksid teha oma tööd hästi, et see keskkond seal ümber oleks nii-öelda toetav. Ja ütlen ka vahele, et täna on tööandjatel tööl väga palju erivajadusega inimesi, et inimene, kellel on väiksed lapsed
siis tal on see erivajadus, et tal on väiksed lapsed ja ikkagi ta elab ikkagi oma laste järgi. Nii et ma ei usu, et on meil täna tööandjad, kellel ei oleks erivajadusega inimesi, nii et erivajadus ja eriline olemine on normaalne. Absoluutselt, ma olen Tom sinuga nii nõus ja ma arvan, et sa oled paljude inimeste mõtteviisi selles osas tegelikult muutnud. Ma ei ole mõelnud näiteks kunagi, et see, et ma kannan prille, on minule tegelikult erivajadus. Ma ei saa ju ilma prillideta töötada, ometi see tundub nagu hästi loomulik. Ja kui ma mõtlen veel sellele, et me paljud oleme üles kasvanud sellel ajal, kus erivajadusega inimesi avalikus ruumis ei olnud näha, veel vähem töökeskkonnas, et võib-olla see hoiakute muutumine tulebki tasapisi, aga see noorem põlvkond, kes on juba tööelus kaasas, nende jaoks on see tavapärane ja nende puhul ei tekigi Anette ei saagi aru, et miks ma küsin su käest neid asju, et mis mu probleem on, aga need hoiakud on erinevatel põlvkondadel täpselt samamoodi, et mis keskkonnast me tuleme. Ja võib-olla siis see üksteise mõistmine ja oma mõttemaailma laiendamine on siin väga oluline asi, millega tasub tegeleda ja töötukassalt tulla nõu küsima, et me oleme vananev ühiskond, meil on vaja ära kasutada iga potentsiaal, mis meil olemas on. Just ja parem kui tullakse varem kui hilja. Täpselt nii. Et see oleks kindlasti minupoolne see sõnum. Suur aitäh, Tom ja Anette.